Uurime nüüd seda, kuidas võrratuste ja võrrandite lahendamisel saab kasutada programmi GeoGebra. Eraldi käske nüüd võrratuste ja võrrandite lahendamiseks GeoGebra 4 ei ole, aga me saame teha siis niimoodi, et saame lahendada graafiliselt. Näete, me joonestasime ruutfunktsioon y on x ruut miinus 2x miinus 3 graafiku. Ja me teeme sellist musta tööd, ühesõnaga me teeme selle graafiku nüüd selliseks, seda graafikut oleks siin parem vaadata ja ka lastele näidata. Ja saime ruutparabooli ja nüüd selle graafiku pealt saame me välja lugeda positiivsuspiirkonna selle funktsiooni jaoks, ehk siis see tähendab seda, et see on siis, näete, võtame veel ühe punkti siit graafiku pealt vahepeal. Ja kui me hakkame seda punkti liigutama, siis vaadake, näete, y väärtus on positiivne ja seni, kuni see punkt on x teljest üleval pool, on y väärtused positiivsed. Ja kui me nüüd punkti allapoole liigutame, näete, läksime 0 kohast läbi. Nüüd nende x-ide korral, mis on siis -1 ja 3 vahel, on y väärtused negatiivsed. Ja kui me liigume selle punktiga nüüd edasi, siis juba nende x-ide korral, näete, siis on y väärtused jällegi positiivsed. Nii et, ja loomulikult seda funktsiooni graafikut saame me siin GeoGebra puhul siis ka liigutada, nii et funktsioon muutub ja me võime siis joonise pealt kogu aeg välja lugeda siis positiivsus- ja negatiivsuspiirkondi, mis siis tegelikult tähendab seda, et me leiame siis teatavate võrratuste lahendeid. Ja saime praegu siin ekraanile põhiparabool, y on x ruut. Ja loomulikult peabki harjutama siis lapsi graafikuid lugema, nii et nad näevad kohe, et see funktsioon on siis selline, mille korral negatiivspiirkond puudub. Ja liigutades seda graafikut siin saame lugeda siis jällegi välja siis uusi piirkondi. Kui ma enne ütlesin, et eraldi käske nagu võrratuste ja võrrandite lahendamiseks ei ole, siis see ei olnud küll nüüd päris täpne. Nimelt siin saab sisendreale kirjutada võrratuse. Ainult, et see lahendi hulk siis paistab, näete, teil sellisena ja ega sellest eriti palju nüüd kasu ei ole, nii et me ei saa mitte siin x telje pealt ei saa mingit piirkonda, vaid me saame siis sellised, näete, pooltasandid. Ja kui me nüüd joonestame siia selle sama parabooli, mis meil enne oli, siis näete, tegelikult need lahendi hulgad loomulikult ühtivad. Aga ma ise ei ole nüüd tundides sellist võimalust kasutanud, et näidata võrratuse lahendamist sellisel kombel. Ja ega vist selle asjal eriti suurt mõtet ka ei ole, aga vähemalt see võimalus on siin olemas. Kui me tahame nüüd loomulikult teada saada näiteks, et võtame funktsiooni naturaalne logaritm x jagatud x-iga ja tahame teada saada, et millal selle funktsiooni väärtused on positiivsed või negatiivsed, siis me teemegi nii, et joonestame graafiku GeoGebra abil ja siis graafiku pealt loeme. Ja loomulikult arvestame ka siin määramispiirkonnaga, nii et negatiivsete x-ide korral funktsioon pole määratud, 0 korral pole määratud ja kogu lugu, nii et saab lugeda siis graafiku pealt. Ja see graafiku pealt lugemine on eriti tähtis siis, kui me õpetame siin 11. klassis funktsiooni uurimise ülesannet, funktsiooni täielik uurimine. Nii, see on siis naturaalne logaritm ja kui me tahame nüüd näiteks lahendada võrratuse, et x on suurem kui naturaalne logaritm x. Siin on muidugi nüüd oht selles, et mõni kirjutab, et see x on alati suurem, ei ole, eks ole, nüüd ainult positiivsete x-ide korral, sest et negatiivsete x-ide korral ja 0 korral pole naturaalne logaritm üldse määratud. Nii et selliseid teatavaid graafilisi võtteid saab siin kasutada, eks ole, kui ei ole see võrratus tavaliste nii lihtsate meetoditega lahendatav, siis
võib kasutada siin joonist ja joonise pealt siis neid vajalikke piirkondi välja lugeda. Samamoodi me saame kasutada tegelikult siis GeoGebrat sel juhul, kui meil on vaja lahendada trigonomeetrilisi võrratusi. Näiteks tahame teada saada, millal x on suurem kui siinus x. Ja kui me võtame ette mingisuguse vahemiku või lõigu, siis me saame joonise pealt välja lugeda. Kui me neid pilte loomulikult nüüd lastele demonstreerime, siis me peame joone tegema piisavalt jämeda ja selle piirkonna, milles me siis seda võrratust lahendame, peame siis tooma paremini esile. Näiteks me uurime praegu, võtame siin vaatluse alla näiteks vahemiku siis 0-st piini. Ja loomulikult näete selles vahemikus x on alati suurem kui siinus x. Nüüd vaatleme edasi trigonomeetrilisi funktsioone ja teeme niiviisi, et võtame mingisuguse funktsiooni graafiku lõigus, ette antud lõigus, siis me loomulikult sisendreale peame kirjutama käsu funktsioon, seejärel kandilistesse sulgudesse kirjutame siis selle funktsiooni ja märgime ära, millest milleni me seda graafikut tahame siis näha. Ja praegusel juhul me teeme siis siinuse graafiku -π kuni 2π. Ja nüüd oleks mul loomulikult mõistlik ka nii teha, et teeme siis x telje peal, paneme siis arvude -3, -2, -1 asemele siis π'd, siis on parem seda asja vaadata, näete, ja nüüd on erinevates GeoGebra versioonides mõnikord probleeme nende õigete kohtade üles leidmisega, nii et näete, kui võtame siit üldised andmed, siis me siit mitte midagi ei leia ja me peame võtma siis X telje, eks ole, Y telje, aga Y telje peal kõik asjad jäävad täpselt nii nagu on. Ja näete, X telje pealt paneme siis kauguse paika, kaugus pole mitte 1, vaid pool π'd ja ühiku paneme siis, ühikuks võtame siis π. Nii et näete, nüüd saame siis sellise pildi, mis annab meil parema ülevaate ja teeme selle joonega jällegi nähtavamaks. Saime siis siinuse graafiku -π kuni 2π. Päris viisakas oleks loomulikult tekitada veel nüüd siia ka siis selle funktsiooni nimi, aga me ei hakka praegu sellega siin vaeva nägema. Ja vaatame nüüd samas lõigus coosinus 2x graafikut. Nii et võtame siis coosinus 2x graafiku ja ka lõik on siis -π kuni 2π. Ja et need erisused siin hästi välja paistaksid, siis kasutame mingit teist värvi. Kui meil siinuse graafik on musta värvi, siis võtame seekord punase ja teeme selle pildi loomulikult suuremaks jällegi, sellepärast et ega siin nüüd selle pildiga ei ole eriti palju midagi peale hakata, aga enne teeme veel sellise asja, et üritame nüüd leida, näete siin siis kahe objekti lõikepunkti käsku, kasutades siis lõikepunktid. Aga mõned sellised nii-öelda kalad on selles programmis veel sees, et näete, me saime ühe punkti, aga see punkt on väljapool meie vaadeldavat lõiku, nii et ühesõnaga see punkt meil loomulikult arvesse siis ei lähe. Ja selliste funktsioonidega nüüd lugu niiviisi, et kui neid lõikepunkte on päris palju, siis peab minema sellele lõikepunktile üsna lähedale ja siis tegema need hiireklõpsud, vastasel juhul juhtub selline asi, et me lihtsalt neid punkte ei näe. Ja algebra vaatesse näete, ilmuvad need punktid, nende punktide koordinaadid ühesõnaga. Ja loomulikult x-i väärtused on siis nurgad radiaanides ja y-i väärtus on siis see tavapärane arv, eks ole, ehk siis mõlema funktsiooni väärtus siis selles punktis. Ja näete, nüüd teeme siis sellise asja, teeme selle pildi siis natukene veel suuremaks, täpselt nii suureks, kui ta siin graafika vaates hetkel teha saab. Ja nüüd nende jooniste abil me võime siis lahendada siin lõigus -π 2π
võrrandeid, saame nende võrrandite siis mõningad täpsed lahendid ja mõningatel juhtudel saame siis ligikaudsed lahendid, näiteks punktist C graafikud lõikuvad, aga me ei saa päris kätte siis täpset x-i väärtust, vaid saame siis lahendi sajandiku täpsusega ja saame lahendada ka võrratusi, nii et loeme siis, näete siit joonise pealt sel juhul siis välja. Nüüd teeme ühe muudatuse, selle siinus või koosinus 2x asemel kirjutame näiteks mõne muu funktsiooni. Võiks jätta koosinus x, aga seekord teeme nii, et paneme selle asemele koosinus x kahendik. Ja näete, graafik kohe muutub ja nüüd siia graafika vaatesse tekkisid meil mõned topeltpunktid, nii et me peame natukene siin hiirega neid punkte lahutama ja mõne punkti võiks ka ära kustutada, sellepärast et meil ei ole vaja ju D-d ja C-d ka, näete, tegemist on ühe ja sama punktiga, millel on 2 nime. Nii et, ja kui me tahame nüüd teada saada, millal on koosinus poolest x-ist näiteks suurem kui siinus x, siis jällegi vastavad piirkonnad leiame siit joonise pealt. Selline graafiline pilt tegelikult toetab meil sellist tavalist analüütilist lahendust, nii et kui me paberi peal lahendame võrrandi, leiame lahendid ja skitseerime joonise, siis GeoGebraga seda pilti näidates tegelikult me sama tegevust siis toetame, nii et kasulik ta on igal juhul see pildi näitamine õpilasele. Ja kui kord on juba see pilt talle ära näidatud, siis ta oskab seda hiljem ka ise kodus teha, nii et minu meelest on nagu siin topeltkasu. Kui me nüüd tunnis selliseid asju teeme, siis loomulikult võtab see tihtipeale üsna palju aega, nagu ise näete, ma meelega siin ei lõiganud sellest õppevideost mitte midagi välja, tähendab, et kui me tahame mitut graafikut näidata järjest ja meil on mastaabid erinevad, siis on probleem. Nüüd vaatame sellist võrratust, näete x pluss y on 3 suurem, siis lahendi hulk on lahendi hulgaks on kõik need punktid, mis paiknevad ühel pooltasandil ja näete, see pooltasand siis värvitakse siin arvuti poolt juba mingi teise värviga. Ja kui võtame teise võrratuse, näete, siis värvitakse jällegi pooltasand ja nende 2 pooltasandi ühisosa on siis hetkel siin tumesinine. Aga see võrratusse lahendamise, ütleme niimoodi, võimalus tegelikult GeoGebral niimoodi on suhteliselt nõrk, nii et aga no ega see programm ei olegi selleks otseselt mõeldud. Nüüd vaatame näiteks sellist juhtumit, kui me siin 10. klassis räägime ringjoone võrrandist ja tihti räägime ka sellest, et milline on sisepiirkond, näete, siis seda saab GeoGebraga väga hästi näidata. See punkti hulk, kus kehtib võrratus x ruut plus y ruut on 25 väiksem. On sisepiirkond. Muudame ära võrratuse märgi. Paneme vastupidise võrratuse märgi, näete, x ruut plus y ruut on suurem 25. Siis sisepiirkond ehk see ring ise ei kuulu lahendi hulka, muide ringjoon. Peab arvestama, kas ringjoon, mis seda ringi piirab, kuulub või ei kuulu. Et kui oleks suurem võrdne, siis ringjoon kuuluks sisse, lahendi hulka praegusel juhul ei kuulu. Ja võtame mingisuguse teise ringjoone, näete x-2 sulgudes ja ruudus, liita y ruut on 36 suurem, siis me saame mingisuguse teise ringjoone ja näete, kuna meil on selline võrratus, siis see tumedaks värvunud ala on siis 2 võrratuse ühine lahendi piirkond. Aga need on nüüd juba, ütleme, sellised nüansid, mida me väga tihti ei kasuta, aga sellised võimalused vähemalt GeoGebraga on täiesti olemas.
nüüd vaatame veel mõningaid näiteid. Ja kui me siin käsitleme funktsiooni uurimise teemat 11. klassis, siis me vaatleme ju erinevaid funktsioone, otsime nende funktsioonide positiivsus, negatiivsus piirkondi, ekstreemumeid ja nii edasi, siis loomulikult tasub GeoGebraga teha need joonised, sest vaadake tegelikult selle sama joonise pealt me saame leida positiivsuspiirkonda, mis tähendab tegelikult seda, et me ju lahendame võrratuse x kuup miinus x on positiivne või siis x kuup miinus x on negatiivne. Ja lahendame võrrandi x kuup miinus x võrdub nulliga. Ja näete, tegelikult on tegemist siis nii võrratuse kui ka võrrandi siis graafilise lahendamisega. Loomulikult selliste lihtsate funktsioonidega on asi suhteliselt kerge meie jaoks ja õpilase jaoks samuti, nii et siin tegelikult ei pea hakkama siis seda GeoGebra pilti tegema. Mõningatel juhtudel aga tasub seda pilti just näidata, vaadake näiteks kas või see funktsioon, et fx on x miinus x astmes 4, siis see graafik on üsna omapärase kujuga ja võrrandi lahendid loomulikult oskab siin iga õpilane ise leida ja ka vastavalt võrratust ära lahendada. Üks klassikaline funktsioon, mida siis koolis uuritakse, on ju x astmes 4 miinus x-i ruut ja vaadake, eks ole, siin tekib see väike nüanss, et võrratuse lahendamisel tuleb ju arvestada sellega, et x on 0 on võrrandi kahekordne lahend ja seal joon põrkab siis tagasi, et mitte ei läbi punkti koordinaatidega 0 ja 0. Ja jällegi tegelikult selle võrratuse ja võrrandi lahendid me loeme siin hetkel jooniselt. Näiteks matemaatika kitsas kursuses ongi see tase, et ei pea õpilane oskama siis kõiki asju siin analüütiliselt lahendada, vaid kui ta graafiku pealt oskab välja lugeda, siis on juba päris tore. Ja näete, teeme siin veel mõned graafikud, vaatame, näete, kus on x korda siis logaritm x-ist, eks ole. Ja siin peab jällegi siis enne järgi uurima, et kuidas neid logaritme siin GeoGebras saab kirjutada, et kuidas me kirjutame naturaalset logaritmi ja kuidas kirjutame kümnendlogaritmi. Nii et jääb üle vaid soovida teile siin meeldivaid hetki GeoGebra võimaluste uurimisel, aga ma arvan, et kui te mõned tunnid selle GeoGebraga siin veedate üheskoos, siis leiate üsna palju põnevaid võimalusi, mida saab koolitunnis kasutada ja mida saate oma lastele ka näidata, et nad neid asju siis koduste tööde lahendamisel ise teeksid.